tere! Selles videos püüame mõista, miks teistele õpetamine aitab ka sul endal paremini õppida. Oled sa täheldanud, et seni tundub kõik lihtne ja selge, kuni pead seda kellelegi teisele seletama hakkama? Alles siis ilmneb, millest saad tõesti aru ja kus on veel lüngad. Õpetamine on nagu peegel, sest see näitab selgelt, mida sa tead ja mida sa peaksid veel õppima. Mis on õpetades õppimine? See tähendab, et õpid teema esmalt endale selgeks ja siis seletad seda kellelegi teisele, olgu see klassikaaslane, lähedane või isegi kujuteldav kuulaja. Kuidas õpetamine töötab? Õpetamine on tõhus, sest see käivitab mitmeid mõtlemise protsesse. Kõigepealt pead välja valima kõige olulisema info, et keerulisest teemast teha üks selge kokkuvõte. Edasi tuleb valitud mõtted oma sõnadega ümber sõnastada ja siduda üheks loogiliseks jutuks, mis on ka teistele mõistetav. Lõpuks seod sa uue info oma varasemate teadmistega, nii et sinu seletus pole pelgalt faktide loetelu, vaid ka sisuline ja põhjendatud arusaam. Kokkuvõttes see tähendab, et töömälu hoiab ühteaegu olulisi üksikasju ja püüab neid loogiliselt järjestada. Samal ajal, kui pikaajalisest mälust otsid sa taustteadmisi, millega seda uut infot siduda. Selline pidev valimine, ümber sõnastamine ja seostamine loob oluliselt sügavama arusaama kui pelgalt lugemine või mehaaniline kordamine. Kuidas aga õpetamist kõige efektiivsemalt kasutada? Kõige tõhusam on rääkida teema läbi nii, nagu sa annaksid ise ühe väikese loengu. Kui sul on võimalik, seleta teemat ka tegelikult sõbrale või lähedasele. Kui mitte kedagi läheduses pole, räägi valjusti iseendale või siis kujutle kuulajat. Ka see suunab sind mõtlema loogilise ülesehituse peale. Väga kasulik võib olla ka ühe lühikese kirjaliku nii-öelda õpetuse koostamine, näiteks punktidena, mida tahaksid teistele edasi anda. Uuringud näitavad, et õpetamine töötab kõige efektiivsemalt just siis, kui sa õpid juba ette teadmisega, et pead seda hiljem kellelegi seletama hakkama. See motiveerib sind infot oluliselt hoolikamalt töötlema ja samas ka olulisemale keskenduma. Veel parem, kui kuulaja küsiks sinult küsimusi, sest siis sa pead oma teadmisi kohandama ja täitma neid lünki, mida sa veel ei tea. Ja see viib sind kokkuvõttes jällegi sügavama arusaamani. Üks väga hea nipp on ka õpetamine vahetult enne kontrolltööd või eksamit, sest just teistele seletades sa töötled infot uuesti aktiivselt ja kinnitad seosed oma mälus. Mida õpetades vältida? Üks levinud viga on piirduda pelgalt faktide ümber jutustamisega ilma selleta, et sa looksid seoseid või seletaksid, et miks midagi nii on. Samuti võib juhtuda, et sa selgitad teemat liiga pealiskaudselt, mis jällegi ei pruugi toetada sügavamat mõistmist. Teine oht on ka info valesti edastamine. Just selle tõttu tasub alati pärast oma seletust kontrollida, kas öeldu vastab tegelikkusele. Kokkuvõtteks võib öelda, et õpetamine ongi üks parimaid viise ka ise õppida. Kui sa seletad, siis sa ka avastad, mida tead kindlalt ja mis on see, mida peaksid veel täpsustama. Aitäh kuulamast ning teadlikku ja sisukat õppimist!